Nii, Tensil on siis välja lasknud endale uue telgi ja seda kutsutakse hämmakiks siis. Nii. Pakime siis selle lahti, vaatame, mis siin sees on. Ei ole enam rohelist kotti, aga on üks võrk. Nii. Võrgus asub siis 3 kinnitusrihma, 2, mis kinnituvad ilmselt lipsusõlmega, hämmaki põhi ja pingutus. Meenutab siis flighti ilma katteta. Ja just nii ta ongi. Nii, need rihmad peaks minema siis pikemasse nurka ja teise nurka. Ja see rihmake peaks minema siis sinna, kust me hakkame pingutama. Proovime ilusti lahti saada, et midagi ära ei lõhu. Nuga ja Tensili tooted kokku ei sobi eriti hästi, aga oleme ettevaatlikud. Nii, nuga läheb ära. Nii, prügi kõik ilusti kokku korjata. Paneme selle praegu siia võtti. Ja proovime siis selle Tensili telgi hämmaki üles panna. Nii. Umbes nii see võiks meil käia. Kuidas pidi, paneme sellel vist ei ole vahet. No, paneme nii pidi. Rihmad tuleb siis kõigepealt lahti teha. Rihmad lahti ja paneme ümber puude. See puu on selleks väga sobilik, umbes selline kõrgus. Siin on meil olnud juba flight üleval, siit on kõrgus teada. Nii. Olemas. Siia tuleb siis meil teha lipsusõlm. Nii. Ühesõnaga läbi, alt. Läbi. Veel kord ülevalt ja siit tagant läbi. Mõned korrad harjutamist ja see on selge. Erinevalt hämmakis siis, kus tüübid panevad neid asju teistmoodi, et topivad selle aasaga asja telgi poole ja teise seovad ümber puu kinni, siis siin käib see niipidi. Nii. Nii, pop kinni. Teine. Nii, teise siia paneme siis sellega midagi saab pingutada ja sinna otsa läheb meil siis tavaline lipsusõlmega veel. Nii. Puude vahelt ilusti, kenasti ümber kinni. Ja siit läbi. Nii, väike lipsuke jälle. Lipsuke läbi ja lipsuke läbi. Nii. Ütleme, et see ei ole päris õige kaugus, vist saab siia poole rohkem saada. Tõmbame siis siia poole rohkem. Nii, pärast tiimime ilmselt veel natuke võib-olla veel siia poole. Nii. Ja siis siia külge käib meil see
venitus ja pingutus. Oo, päris lahe. Venitus ja pingutus. Sellega on väga lihtne. See tuleb lihtsalt siit läbi panna. Ja pingule see siit lähebki. Nii. Ja viimane rihm. Paneme selle siis, mis kõrgusele me paneme. Samale kõrgusele kui igal pool mujal. Nii. Istume just siia peale. Pistame selle siit läbi ja hakkame pingutama ja siis vaatame, kas meil on hästi või meil on kehvasti. Nii. Hetkel tundub, et sealt küljest tahaks natuke pingutamist. Aga teeme siis seda. Tuleb siis natuke siit järgi anda. Järgi. Ja tõmbame pingule. Nii. Tahab veel. Teeme siis seda uuesti. Natuke järgi. Ja pingule. Anname siit järgi. Nii uus asi, et ei taha käiagi. Nii ta on. Tõmbame siit poolt veel rohkem pingule, et siis ta saab ilusti õigesti ja hästi ka. See on nüüd siis teadaolevalt esimest korda Tensile ämmok pannakse Eestis üles. Ja ma teen seda oma tagaaias siis. Nii. Nii. Sealt otsa tahab natuke veel pingutamist saada. Aga muidu tundub, et hakkab juba looma. Nii, teeme siit veel viimased pingutused. Siin minu all siis on Tensile teine üks võrk. Ja siis ma teen selle hämmokit siin nagu kahekordseks. Nii. Siit peale tõmmata, poome kinni. Ja vaatame kadas, kuidas nüüd on. Selleks, et teada saada, kas on ilusti, tuleks siia tulla. Vaadata väga ilusti jooksab. Natuke tahaks veel tegelikult sinnapoole, aga proovime pingutada ja vaatame, kuidas jääb. Nii. Nii. Pingul ta ongi. Ilusti, et lukku läheb. Ja selline on siis Tensile hämmok. Natuke laseb järgi. Teeme veel pingutust paar tükki. Tuleb alati vaadata, et see saab lukustatud ilusti. Lukustatud, siis me ei kuku alla. Ja hämmok ongi selline. Ja töötab. No nii. Väga tore. Rihmad vajuvad ilusti paika ja nii tore see täpselt ongi.